Väikegümnaasiumide sulgemise suurem eesmärk on haridusministeeriumi asekantsleri sõnul tagada kõigile põhikoolilõpetajatele võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele. Eestis on mitmeid väikegümnaasiumeid, kus aasta-aastalt on õpilaste arv kahanenud. Seal piirkonnas on ka elanike arv vähenenud ning meie prognoosid näitavad, et juba lähitulevikus aastast 2028 ei ole seal enam mõistlik gümnaasiumit pidada. Üks neist omavalitsustest, kus riigi esindajad käisid läinud aastal oma plaani tutvustamas, on Lõuna-Eestis asuv Kanepi vald. Jah, see entusiasm oli neil nagu suur, et kui nad sisse tulid, et numbrid on sellised, et näidata, et selle gümnaasiumil oli nagu perspektiivi, et siin nii kogukond kui ka omavalitsuse poole peal seda suhtumist ei jagata, et me nüüd hopsti hurraaga nüüd tullakse ja öeldakse ja kohe teeme, et seda kindlasti ei juhtu. Kanepi gümnaasiumi osas õpib täna pea 60 õpilast. Noorte sõnul oleks see väga suur tagasilöök tervele piirkonnale, kui ühel hetkel gümnaasiumi osa kinni pannakse. Ma pakun, et enamus läheksid siit siis kas Põlvasse või Võrru, aga ma isiklikult arvan, et enamus ei soovi seda, kuna kõik teame, et väiksemad gümnaasiumid on, seal on omad asjad, mis on nagu väga, väga head. No, too näide. No näiteks see, et iga õpetaja teab iga õpilast. Väikegümnaasiumid peavad jääma, sest nendel on oma nišš. Et ühtpidi see, et täna me räägime hästi palju sellest vaimsest tervisest, ka noorte seas on see väga nõrk ja paljud õpilased ei saa suurtes koolides hakkama. Ütleb Kanepi gümnaasiumi direktor ja toob välja, et väikeste maagümnaasiumide sulgemine võib nii mõnegi õpilase jaoks tähendada keskhariduseta jäämist, sest paljudel peredel lihtsalt ei ole raha, et saata oma laps suuremasse linna gümnaasiumisse. Haritud inimene maal, elujõuline kool tagab selle, et maapiirkondades elu säilib. Ministeeriumi esindaja sõnul jagunevad omavalitsused, kellega väikegümnaasiumide sulgemist on arutatud 3. Neist esimesed tunnistavad muret ja lubavad sellega tegeleda. Siis on need, kes lubavad selle teemaga tegeleda pärast kohaliku omavalitsuse valimisi ja siis on loomulikult need, kes ütlevad, et probleemi ei ole ja küll tulevikus õpilaste arv kasvab. Ka Kanepi vallavanem on optimistlik, sest järelkas neid vähemalt praegu olemas olevat. Lasteaiad, meil 4 lasteaeda, et need on meil täna kõik täis, et me oleme sinna ka viimastel aastal palju investeerinud, et järjekord ei oleks, et sealt jälle näitab seda nagu positiivsust. Täna on otsustuspädevus omavalitsustele kuuluvate gümnaasiumide sulgemise osas omavalitsustele endil, kuid ministeeriumil on käsil põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmine selleks, et võtta keskhariduse vastutus peagi riigile.